Just praegu kostavad kogu Lähis-Idas taas võimsad plahvatused ning on juba ilmne, et USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu on taas jõudnud oma kuuma faasi ning on selge, et läbirääkimised on lõplikult katkenud. Lühidalt öeldes, vastavalt USA keskväe juhatuse avaldusele ründas Ameerika armee Iraani vastuseks armee Apache helikopteri allatulistamisele Omaani rannikul. USA president Donald Trump nimetas vastust väga tugevaks ja väga võimsaks. Vastuseks tulistas Iraan rakette ja droone USA sihtmärkide pihta piirkonnas. Sellest teatati Islaamirevolutsiooni valvurite korpuse avalduses. Samal ajal tõsteti piirkonna riikide armeed häireolekusse ja viidi täielikku valmisolekusse raketirünnakute jaoks. Eelkõige on jutt Pärsia lahe riikidest. Iraani poolametliku uudisteagentuuri Mehr andmetel kuulsid kohalikud elanikud rida plahvatusi rannikulinnas Siriikis. Plahvatusi oli kuulda ka Bandarabasis ja Keshmis, mis asuvad Hormuzi väina piiril. Lisaks teatasid täna 2 Ameerika ametnikku ametlikult, et Ameerika helikopter tulistati alla Iraani drooni poolt ning teine allikas teatas, et helikopteri tabas plahvatusdroon. Alla tulistatud Iraani drooni poolt ning teine allikas teatas, et see oli droon. Üks ametnikest ütles, et pole selge, kas helikopter tulistati tahtlikult alla või oli see eksitus. Arvestades aga seda, et eelmisel päeval vahetasid Iisrael ja Iraan lööke ning Washington sellele eriti vastu ei olnud, viitab kõik sellele, et sõda tõepoolest naaseb kuuma faasi, sest ilmselgelt ei õnnestu kokkulepet saavutada. Minu nimi on Aleksei Pitši-Petšer. Arutame nüüd koos üksikasjalikult kõike, mis Lähis-Idas toimub. Kuid enne kui alustame, palun teid traditsiooniliselt tellida kanal, panna sellele saatele like ja kirjutada oma kommentaar. Olen teile selle eest väga tänulik. Alustan veidi kaugemalt ja märgin, et esmaspäeva õhtul tulistati Omaani rannikul Hormuzi väina kohal alla Ameerika helikopter. See oli Apache helikopter. Muide, see on selle sõja ajal esimene alla tulistatud helikopter. Pikka aega polnud selge, kas helikopter tulistati alla tahtlikult või oli tegemist tehnilise rikkega. Kuid hiljem, peaaegu ööpäev hiljem, ilmus Donald Trumpi teade, et siiski Iraan tulistas Ameerika helikopteri alla. Ja siit ma alustan. Iraani välisministri Abbas Araghchi avaldusest, kes pärast Trumpi avaldust, et Iraan tulistas Ameerika helikopteri alla, kutsus äkitselt Ameerika vägesid lahkuma Hormuzi väinast. Vastasel juhul satuvad nad pidevasse ohtu, vihjates, et Apache polnud esimene ega viimane. Järgneb tsitaat. Välisriikide väed, kes viibivad meie territooriumi lähedal, on pidevalt ohus omaenda inimlike eksimuste, juhuslike vahejuhtumite või võimaliku rünnaku tõttu sattudes ristule alla. Ristule alla sattumine. Riski vähendamiseks on parim lahendus välisvägede võimalikult kiire lahkumine keskkonnast, mis ei saa kunagi olla soodne vaenuliku kohaloleku jaoks. Lisaks lisas Abbas Araghchi, et kuigi Teheran eelistab diplomaatia keelt, oskavad meie vaprad sõdalased, nagu maailm nägi, rääkida ka teistes keeltes. Lisaks teatas Iraani välisminister päeval, et Hormuzi väina ei peeta rahvusvahelisteks veteks, vaid see asub Iraani ja Omaani territooriumil. Ja ta vandus, et Iraani sõjavägi on pidevas lahinguvalmiduses iga õhuruumi või territoriaalvete rikkumise korral Iraani territooriumil. Siinkohal märgin, et just Ameerika helikopter Apache viis läbi Iraani blokeerimise missiooni Hormuzi väinas. Ja eelmisel päeval kasutati neid helikoptereid löökide andmiseks Iraani kaatritele, mis üritavad jätkuvalt blokeerida Hormuzi väina. Ja kohe pärast seda avaldust ilmusid juba esimesed märgid sellest, et ameeriklased hakkavad peagi ründama. Lausa iga hetk võib see juhtuda. Esiteks tegi Ameerika Ühendriikide president Donald Trump avalduse, et USA vastab Apache helikopteri allatulistamisele. Ja teiseks tegi USA asepresident J.D. Vance avalduse, milles ta ütles, et USA presidendi administratsioon on väga lähedal kokkuleppe sõlmimisele Iraaniga, kuid kui lähedal nad sellele tegelikult on, näitab aeg. Ja edasi toon ma teile lihtsalt ühe tsitaadi, väga kummalise tsitaadi J.D. Vance'ilt. Kuulake, ma arvan, et kokkulepe võib sündida juba järgmisel nädalal, kuid see võib sündida ka alles mõne kuu pärast. Praegu tunnen, et me suudame sõlmida tehingu, mis on kasulik Ameerika Ühendriikide majandusele ja mis tõepoolest lahendab Iraani tuumaprogrammi probleemi.
Mitte ainult praegu, mitte ainult seni, kuni Donald Trump on president, vaid ka pikaajaliselt, et minu lapsed, kui nad on täiskasvanud, saaksid öelda, et Iraanil ei ole tuumarelva. See on selle poliitika eesmärk ja ma arvan, et me oleme sellele väga lähedal. Aga meil on veel tööd teha ja me jätkame selle tegemist. Te ütlete, et väga varsti. Kui varsti võib kokkulepe sündida enne vahevalimisi? Kindlasti. Ei, ma arvan, et me saame palju teada enne vahevalimisi. Kuulake, ma arvan, et kokkulepe võib sündida juba järgmisel nädalal, aga see võib juhtuda ka mõne kuu pärast. Kuidas te arvate, kas iraanlased veavad president Trumpi ninapidi? Ei, ma ei arva nii. Kordan veel, nende süsteem võtab kaua aega, et kokkuleppele jõuda. Minult küsitakse kogu aeg, kas sa usaldad iraanlasi. President vastab sellele, ma ei usalda kedagi, ma usaldan ainult oma oskust pidada läbirääkimisi. Ma usaldan meie administratsiooni võimet kokkuleppeid saavutada ja usaldan neid kontrollimeetmeid, mida me kehtestame. Ja vaid tund pärast seda avaldust otse-eetris J.D. Vance'ilt teatas USA keskväe juhatus, et nad alustavad rünnakute lainet Iraani vastu. Teate kohaselt algasid rünnakud kell 17.00 idaaja järgi ning need on vastuseks eile USA armee Apache helikopteri allatulistamisele Omani ranniku lähedal. Käskond iseloomustas rünnakuid kui enesekaitseks tehtud lööke. USA esindaja ütles, et uued rünnakud on mõeldud hoiatavaks lasuks Iraani suunas ning et USA arvates ei takista need sõja lõpetamise läbirääkimisi. Keskväe juhatuses kirjeldati neid kui proportsionaalset vastust põhjendamatule Iraani agressioonile. Samuti teatatakse, et esimesed löögid anti Iraani õhutõrjesüsteemidele ja radarijaamadele Armutski väina piirkonnas. Lisaks on oodata täiendavaid lööke. Allikas, kes on kursis Ameerika helikopteri allatulistamise asjaoludega, teatas, et just Iraani droon Shahed tulistas selle esmaspäeval alla. Aga oodati peaaegu ööpäev, et sellest täpselt selgusele jõuda ja Trump valmistas ette korralduse rünnaku andmiseks Iraanile. President Donald Trumpi teatel piloodid viga ei saanud ning nad päästis mehitamata USA päästepaat. Ründekopterid Apache, mida kasutavad USA ja teised osalevad riigid nagu Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia, on varustatud 30 mm automaatkahuri ja suhteliselt odavate rakettidega. See tegi neist väärtusliku ja kulutõhusa vahendi Iraani droonide vastu kaitsmisel selle konflikti ajal. Veidi hiljem teatas Iraani uudistagentuur Mehar, et tõepoolest on kuulda mitmeid plahvatusi. Eriti olid plahvatused kuulda Bandar Abbasis ja Keshemi saarel, mis asuvad Hormuzi väinas. Ja nüüd teatas USA president Donald Trump, et USA reaktsioon Iraani poolt allatulistatud Ameerika helikopterile oli väga tugev ja jõuline. Tsitaat. Ma arvan, et on väga oluline vastata. Nad tulistasid helikopteri alla ja me vastame praegu. See on vastus sellele, mida nad tegid meie helikopteriga eelmisel ööl. Ja ma arvan, et vastus peab olema väga tugev ja väga jõuline ning just selline see ka on. Ja kohe pärast seda teatas Iraan, et ta ei jäta ühtegi rünnakut vastuseta. Ja kohe Iraan tulistas rakette ja droone USA sihtmärkide pihta piirkonnas. Sellest teatas Islami revolutsiooni valvurite korpus. See avaldus kõlas pärast seda, kui USA teatas vastulöökidest Iraanile allatulistatud Abbas helikopteri eest. Ja tõepoolest kinnitati, et plahvatusi oli kuulda Iraani linnades Sirik ja Minab ning samuti Keshmi saarel. Minabi kuberner täpsustas hilisemas teates, et tsitaat, teateid rünnakust linnale endale ei ole laekunud. Plahvatuste helid, mida linnas, mis asub riigi sisemaal, oli kuulda, tulid rannikualalt, mis piirneb Hormuzi väinaga, mitte Minabi ringkonnast endast. No mõeldakse seda, et see oli nagu helipeegeldus, lõppude lõpuks löödi ikkagi rannikualale. Nii, ja pärast seda teatas Iraani välisminister Abbas Arakchi, et ükski USA rünnak ei jää vastuseta. Ja edasi tsiteerin teda. Hoolimata kaotusest lahinguväljal otsustasid USA oma otsusekindlust proovile panna. Meie võimsad relvajõud ei jäta ühtegi rünnakut ega ähvardust vastuseta.
kui soovite olla turvaliselt, lahkuge meie piirkonnast. ja ärge unustage, et enne seda rünnakut toimus teatud konflikt Donald Trumpi ja Benjamin Netanyahu vahel. Ja täna teatas Iisraeli peaminister intervjuus väljaandele Jerusalem Post, et Iisrael võib sattuda olukorda, kus tal tuleb seista Iraanile vastu üksi, ilma USA toetuseta. Nagu väljaanne kirjutab, kasvab Jeruusalemmas mure sellepärast, et USA president Donald Trump ei pruugi anda Iisraelile rohelist tuld vastuseks Iraani rünnakutele, isegi mitte piiratud või sümboolse löögi näol. Võib-olla peame andma löögi ilma Ameerika toetuseta, hoolimata kõigist sellega seotud kuludest, ütles Netanyahu. Tema sõnul ei taha Jeruusalemm selleni jõuda, kuid teab, et on võimeline selliseks sammuks. Nojah, nii see on. Siinkohal tuletan meelde, et Iisraeli peaministri ja USA presidendi Donald Trumpi telefonikõne ajal ei lükanud viimane otseselt tagasi Iisraeli vastust Iraani rünnakutele, kuid andis mõista, et soovib kaalutletud reaktsiooni. Samuti ütles Trump tol korral Netanyahule, et Washington on Teheraniga rahuleppe sõlmimisele lähedal. Kuid samal õhtul ründas Iisraeli kaitsevägi mitmeid Iraani sihtmärke, sealhulgas radarijaamu, õhutõrjepatareisid, relvatootmisrajatisi ja naftakeemiatehast. See oli Jeruusalemma vastus Iisraeli põhjaosas tulistatud raketirünnakule, mis sai veel üheks takistuseks USA ja Teherani vahelise rahuleppe teel. Siin on aga oluline märkida, et teatatakse, nagu oleks Iisraeli armee kavandanud palju võimsamat rünnakut Iraani vastu, milles oleks osalenud umbes 50 lennukit. Kuid pärast Trumpi ja Netanyahu vestlust vähenes selle ulatus. Trumpi heakskiit Iisraeli rünnakule pidi toimuma juhtide vestluse ajal, kui USA president teatas, et Teheran saatis teate relvarahust. Ja siis väljendas Trump selgelt oma mittenõustumist suuremahulise Iisraeli rünnakuga, mis lõpuks viis selle suure operatsiooni tühistamiseni. Iisraelis ollakse nüüd mures, et arvestades Trumpi soovi diplomaatilise kokkuleppe poole, võib ta olla vastu isegi sümboolsele rünnakule järgmisel korral, kui pinged taas eskaleeruvad. Aga kui rünnati Ameerika Apache helikopterit, valis Trump ise vastuseks just relvastatud rünnaku, mitte diplomaatilise tee. Praegu panen siia 3 punkti, tuleb hommikuni oodata ja vaatame, mis edasi saab. Vähemalt praegu on avaldused üsna vaenulikud ja on ilmne, et Iraan üritab ka edaspidi rünnata. Pärsia lahe riigid on praegu väga pinges ja ütlevad, et nad on oma relvajõud viinud lahinguvalmidusse, sest pole teada, mida Iraanilt oodata. Siin ma panen punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!